Tere tulemast tagasi kuulama Murevabaks podcasti! Ja tere ka minu poolt. Minust nagu oli kuulda seda fake negatiivsust praegu, sest ma olen nii väsinud. Ja ma olen ka suht väsinud. Jälle toredal noodil alustame. Aga täna me tegelikult räägime väga toredast asjast ja see on söök ja toitumine ja kõik sellega seosnev ja kuidas meie toitume ja veel seda saab laiendada. Et mis suhe on sinul toiduga? Täna ma ütleks, et pigem nii-öelda tervislik suhe selles mõttes, et ma olen pigem nagu selline, kes sööb kõike. Mul on olnud oma mingeid nagu käänakuid sellel teel, on ju. Aga täna jah, ma nagu olen leidnud, et kuidagi kui ma luban endale kõike, ma ei piira ennast kuidagi, siis tegelikult see nagu minu jaoks on kuidagi kõige jätkusuutlikum ja parem mu kehale, on ju. Okei. Et no ma kindlasti olen nagu siuke, et ma olen suht valiv toidu mõttes. Okay. Et see nagu on, aga see on puhtalt nagu maitse küsimus, on ju, mitte see, et ma ei taha mingi paksuks minna või midagi, on ju. Kuidas sul? Mina olen väga selline veider sööja. Nii. Mulle meeldivad nagu mingid asjad, mis mulle meeldivad väga ja ma võin neid süüa, mul pole kunagi söögiga mingid nagu probleeme olnud või nagu häireid või selliseid asju, aga mul ei maitse nii paljud asjad ja ma olen sellist tüüpi inimene, kes ei ole nõus proovima ka uusi sööke. Okay. Nagu ma võin siin nimetada nii palju asju, mida ma pole tänaseni isegi proovinud. Nagu kala on üks neist. Päriselt? Kalasupi, sest kunagi sain mingi väikse tüki ja rohkem ma pole proovinud. Mida väike? Mitte ühtegi kala. Okei, what? Kuidas sa oled saanud elada nii? Ja ma ei tunne puudust vaata, sest et kalahais on minu meelest üks kõige rõvedamaid asju ja ma ei suuda proovida asju, mis haiseb. Okei. Ma olen siuke inimene ja ma ei ole kunagi proovinud mingi steiki näiteks. Issand, kui heida. Ma ei ole kunagi proovinud isegi. Et ma olen siuke imelik inimene ja pelmeene proovisin ka esimest korda elus mingi 5 aastat tagasi äkki. Oh my god. Ma sõin alati seda nahka, mis seal pelmeeni ümber on või mis see on vaata nagu tainas. Yeah. Ma sõin seda, aga seda liha, ma sealt seest söönud. Okei. Ainult selle taigna ära. Aga sul on olnud mingid siuksed toite ka, mis sul nagu, et sul on olnud see eelarvamus ja siis sa nagu muudad oma... Pelmeenid olidki. Oli jah? Et täna maitsevad. Ja mingid head pelmeenid, mulle väga meeldivad. Aga asjad, mis mulle näiteks... ja peekon oli ka üks asi, mida ma hullult kartsin, sest mulle ei meeldi nagu väga siuke rasvane liha ja mingi siuke asi ka pole väga minu teema. Aga peekon mulle väga meeldib mingi munaga näiteks. Ja näiteks fun fact, ma minust kunagi ammu rääkisin sellest ka, aga ma proovisin nagu elus esimest korda üldse nagu juustuburgerit. Jaa, see vist oli hea teema. Nagu, ja ma ei ole siiamaani Hessi ega Mäki oma proovinud. Ma proovisin Burger Kingi oma. No minul on ka näiteks burgeritega veits mingi thing, et mulle need juustuburgerid üldse ei meeldi, et pigem on mind kõik burgerid kannaga, on ju. Sa oled vähemalt proovid? Ma olen jah, selles mõttes ma olen siuke suht avatud, et ma nagu proovin kõike, aga mul on ka see, et paljud asjad lihtsalt nagu ei meeldi. Mul on näiteks mingi thing täiega nende marineeritud ja mingid purgi asjad või mingid konservid ja kõik siuke ma nagu ma ei suuda. Marineeritud need minikurgid ka ei meeldi või? Need on nii crunchid ja siuksed mõnusad rõbedad. Need ma võiks terve purgi alla panna. Just ostsin üks päev. Ülihead. Liitlis on veel siuksed nagu, saad valida veel purgikurgid, aga nagu chilliga või mingi asjaga. Need on väga head. Aga mida pärast sulle ei meeldi need? Tead, ma ei tea, kas see on nagu mingi... Ma isegi ei oska öelda, mulle kuidagi see nagu, esiteks maitsevad see marineeritud maitse, nagu ma ei tea, kas see on hästi äädikane ja et see nagu ei istu mulle. Ja teiseks, kuidagi üldse ma olen veits siuke, et mul nagu enamik toidud peavad olema soojad ja kui nad on nagu vaata seisnud kuskil kaua, siis mul on nagu instantselt mingi uus aga mingi plokk on kohe ajus. Okei, ehk siis sulle mingi marineeritud seened ja asjad ka ei maitse, on ju? Kusjuures need mulle ka väga ei istu. Ainus asi, mis ma võin, on nagu oliivid purgis. See mulle meeldib. Oliivid mulle meeldivad ainult pitsa peal. Nii et ma olen siuke imelik inimene. Aga mul on näiteks sama asi, et nagu näiteks mingid mereannid. See on paljudel. Pole kunagi proovinud. No minul on ühed lemmikud. Ma ei saa aru sellest, kuidas te luristate neid kuradi, mis need on, et... See on igast austrid või? Austrid. Okei, sellest ma ka ei saa. Need kuradi austrid, need mallukad ja kõik need on Andrei Savakid ja kes need kõik on, siin sai austrid. Mingi
kui ma läheks siuksele üritusele, ma saaks Austriat. Ma läheks nagu, ma lähen koju. Mul on muideks see, et ma nagu hullult armastan mereõnde, onju. No ma olen igast 8 alab mulle meeldivad, onju, kalmaarid, kõik asjad. Aga vaata Auster on ka minu jaoks see, et nagu, no okei, osad vaata närivad seda, aga need, kes nagu neelavad alla, mu jaoks on, ma ei tea, mul on nagu täiesti arusaamatu üldse see, et mul on probleemi juba mingi siukse väikse tableti alla neelamisega, et kuidas ma mingi siukse suure mollusk, nagu see ei lähe elu sees mul kurgust alla. Ma ei saa nagu aru, mis maitse on mereannil? Meremaitse. Miks sa tahad seda süüa? Ma teagi. Ma ei olegi kunagi sellest nagu aru saanud, mis sa meeldib. Et kanas on hea mingi grillitud maitse või mingi siuke, ta on siuke lihane, nagu ta ei ole nagu siuke rasvane väga, kus sa teed ahjukana näiteks. Ta on siuke mõnus liha, siuke pehme liha, aga mingi moljus, kes sööd nagu tatti. Muidugi oleneb, vaata kuigi, kui mingid need karbid asjad on ära küpsetatud, siis ta on tegelikult ju tekstuurilt suht sarnane mingile kanale või midagi, et vaata, seal tuleb nagu leebelt alustada, et mingid kõigepealt veinikastmes vaata mingid karbid, siis nagu sa ei saa arugi, siis on hea. Okei, nii et sinule selles mõttes ikkagi meeldivad päris paljud asjad, kui me nagu meid võrdleme. Vist küll, jah. Ma isegi näiteks väiksena, üks mu lemmiktoit oli need suured Viinamäe teod. Ma pole seda kunagi proovinud. Meil oli millegipärast, mu isa tegi neid üli palju, kui ma laps olin. Et võib-olla vaata siuksed asjad ka, et kui lapsena juba harjud on ju, et siis mul on jäänud külge, et mingid siuksed veidrad asjad mulle pigem meeldivad, aga võib-olla on just see, et mingid siuksed tavapärasemad asjad alla mingi sibul ja siuksed, neid ma ei söö nagu. Sibulat sa ei söö nagu ühelgi kujul või? Või, mulle meeldib praetud sibul, ahjus tehtud sibul on okei, kui see nagu rõve sibule maitse läheb ära. See kui toores sibul, olgu ta punane, valge, rõve, lihtsalt nii rõve suu haiseb nagu sibule, sa oled nagu jotter pärast seda. Mul on nagu võib-olla ainus, mis mulle enam-vähem meeldib, on nagu krõbe sibul, sest seal on nii ära kadunud see sibul. Rüstitud nagu sibul. See on päris hea, jah. Aga kõik muu on siuke, ma nagu mingil kujul võin süüa, aga ei eelistaks, on ju. Ja kimelik, sa saad kohe aru, kui toidus on sibul. Ja mingid näiteks sibulaga mul on see error ka olnud, et mingite kuttide puhul, kes on söönud, sulle võib meeldida see kutt ja saad aru, kui tal on sibula lõhn juures või ta on söönud midagi sibulaga, instant turn off nagu. Pigem on. Mul oli kunagi küüslauguga sama teema. Mulle väga maitseb küüslauk, mulle meeldib seda panna nagu asjale sisse, väiksena sõin seda, aga kui nagu mul peaks olema kaaslane, kes sööb nagu kogu aeg küüslauku, vaata küüslaukul on ka hästi siuke intensiivne, siis sa lõhnadki nagu üks väike küüslauk, sest see on nagu nii möödapääsmatu, sa võid lihtsalt nalli panna, sa tunned ikka küüslauku. Jaa, on küll jah, ja seal on ongi vaat täpselt see, et kui sa sööd, sa pead nagu partneriga koos sööma, sest siis sa ei tunne kuidagi seda. Küüslauga leibasid näiteks. Jah, tegelikult on ülihead asjad, aga see lõhn on suht nagu hästi. Ma ei tea, mis oli sinu nagu lapsepõlve söögid näiteks või sa ütlesid nagu need teod on ju, aga mis olid su lapsepõlve lemmiksöögid või mis sulle meelde on jäänud? Ja, tead, mulle on hästi eredalt jäänud meelde ikkagi need nagu vanaema juures söödud asjad, vaata. Mingid siuksed, oligi mul üks vanaema tegi neid mingi hapupiimast, siukseid mõnusaid pannkooke, mis olid nagu äärest hästi krõbedad, on ju. Siis olid, mõtlen, mis ta veel tegi, ta maitsestas kõike nagu ülihästi, mingid siuksed kana, mis oli pealt mingi hullult vaata maitseainetega, aga see oli nii hea ja siuksed ehtsad vanaema, klimbisuppi näiteks täiega läks mul, piimasuppi samamoodi. Piimasupp oli küll aga. Ja kõik siuksed vanaema klassikad, ühesõnaga mul nagu hästi eredalt meeles lapsepõlvest. Ja ma ei tea, mis see on nagu, mingi alateadlikud on alati mingi vanaemate tehtud söögid on meeles või vanaisad või mida iganes on jah. Ja mul oli ka nagu üks siuke põhiroog, mis ma sõin nagu isapoolse vanaema juures, oli alati see kukesupp, vaata, kus on puljon, lihtsalt need tähekujulised makaronid. Ja mulle ka meeldis see. Ja siis sinna kõrvale ta tegi ahjus alati seda baguetti, mis oli mingi küüslaugu mingi kreemiga või värki. No see pikk baguett, tükkideks lõigata, vaata. Ja siis ma sõin alati seda suppi ja siis nagu seda saia kõrvale, vaata, ülitervislik söök, aga nii hea. Ja muidugi hakkliakastagat oli ka kunagi mulle. Aga muideks sellega on minu arust üldse huvitavalt see, et mul oli ka näiteks vanaemaga see, et ma kuidagi tema puhul, kuna tal olid nii head toidud, vaata, siis ma sõin ka asju, mis mulle muidu ei meeldinud. Sest meil oli mingi go-to asi, oli näiteks see, et ta ostis nagu turult mingi kotitäie siukseid väikseid kalasi, on ju. Ja siis me tegime neid nagu kõhte lahti ja ma otsisin sealt neid kalamarju seest. See oli mu nagu lemmiktegevus, seda aru, see mingi jackspot, kui sa nagu leiad sealt seest. Ja muidu ma ei olnud siuke, et mulle meeldiks siuksed kalad niimoodi, aga seal ma lasin neid mingi 2 suu poole.
väga huvitav. No ja vaata, see tuleb nii palju lapsepõlvest. Ja. Kalaga kokkupuudeid rohkem, mul ei olnud üldse. Ma just keeldusin kogu aeg kalast. Ja, aga noh, kala mul on ka tunne, et eestlaste puhul just eriti on nagu ikkagi suht palju neid, kes nagu no vaatavad veits nagu viltu Samas ma kala. ei tea, mul kõik söövad kala. Okei, mul elukaaslane ei söö ja mu isa väga ei söö, aga tihti on nii, et mingid inimesed söövad nagu hästi kindlat tüüpi kala ainult. Ja, näiteks seda on- tuunikala söövad ülipaljud, mu isa sööb ka ainult tuunikala, vaata. Okei. Ja see ongi see, et siis mul üks sõbranna nagu lahmis tuunikala nagu 2 sugulaga, siis ma mõtlesin, appi kurve. Appi! Aga ei, mulle kala kuidagi see mõte kalast mul hakkab juba nii halb. Okei. Aga kuidas su jaoks on vaata see täna nagu aktuaalne teema, et kui palju sa kodus teed süüa, kui palju sa mingi tellid, kuidas sul see suhe on? Mul on läinud see paremaks. See oli mul väga halb mingi aeg. Tellisin väga tihti süüa. Ja siis näiteks kui lõunal on kõht tühi ja sa ei viitsi mitte midagi süüa teha, siis teadusel on vaja joosta mingi tunni aja pärast kuskile, siis nagu kas ma pigem tellin, et saan samal ajal teha endale mingi, ma ei tea, meiki või koristada või mida iganes või ma hakkan räigelt kokkama ja siis mul ei ole aega isegi, et kuhugi minna, vaata. Et see mul oli nagu hästi pikalt, aga nüüd, kui me kokku kolisime, siis me saame nagu aru, et rahalises mõttes nii palju targem on, kui me ei telli süüa. Ja praegu me oleme siiamaani väga hästi hakkama saanud, et me oleme vist esimestel päevadel tellisimegi siis, kui me kolisime, siis reaalselt ei jaksanud süüa teha, onju. Ja siis tellisime 2 korda, no muidugi väga tore oli, onju. Ja nii hea tunne, kui sa juba ise süüa tegema ja nõusid ei pea ka pärast pesema, vaata. Aga mulle meeldib süüa tellida, aga ma ei tea, mis värk sellega on, aga mul on ülitihti mingi süütunne nagu veits, kui ma tellin süüa, et mingi pekki küll, vaata, mida ma oleks saanud selle 25 euriga teha praegult. Isa mingi ülinormi juhtusöögi 2 päevaks. Aga nüüd teen rohkem süüa ja üksi elades või nagu partneriga elades on nagu mul see kokkamissisu tagasi ka tulnud kuidagi, et mulle nagu meeldib isegi tegelikult süüa teha. Okei. Aga teil pigem nagu sina teed süüa või? Hästi oleneb. Mina teen nagu, ma ütleks, et meil on niimoodi, et mina teen rohkem meile mõlemale ja tema teeb tihti nagu ise endale. Mitte see kõlab nagu väga imelikult praegult, aga kuna ta sööb asju, mida mina ei söö, siis ta teeb endale mingeid sööke lihtsalt ja ta teeb näiteks mulle vahepeal eraldi. Ehk siis ta on nagu, et kui ma tulin töölt, siis ta on nagu, ma panin sulle mingi kartulit ja ma ei tea, mingit asja nagu fritüüri, vaata, ainult ta tegi mulle ka söögi, aga ta tihti teeb nagu eraldi, sest me ei söö vahepeal samu asju, vaata. Aga mina teen nagu õhtusöögi näiteks nii, et ma teen meile mõlemale, vaata, eks mida saame tööl kaasa võtta ja vahepeal me teeme koos süüa, et meil on nagu hästi balansist, ma ei tunne, et meil oleks need üks teeks rohkem või teine teeks nagu rohkem. Et see on nagu selles mõttes väga hästi alanud praegult. Loodame, et nõusid pesed tema rohkem. Tegelikult. Mulle ei meeldi nõusid pesta. Ma kolisin temaga niimoodi kokku, et ma ütlesin talle, et nagu, kui sa ei pese nõusid rohkem kui mina, siis ma ei tule. See on hea kohe paika panna tingimused. Ma võin rohkem koristada, ma võin nagu tolmu imeda, lapiga teha kõik värk, vihkan nõude pesemist. Nii juba lihtsalt. Vot mul on näiteks vastupidi, ma armastan nõude pesemist. Ma ei tea ja miks mulle hullult meeldib. Kunagi vaata lastelaagrites oli ka see, et sai olla mingi köögitoimkonnas nii-öelda, kes peseb, saad aru, mulle niimoodi meeldis neid nõusid pesta. Või vastupidi konkreetselt. Ma isegi olen mingid perioodid kaalun nagu teha, vaata vahepeal neid mingi tükitöid, et lähed nagu tööampsule mingi nõusid pesema kuhugi. Aga ma arvan, see on siuke asi, et see tegelikult tüütaks ära mind, vaata suht ruttu. Sa pead minema mingi rämedasse restorani, vaata, kus taldrikud lendab sulle näkku lihtsalt seal mingi davai pese. Ja see on wild, ma arvan. Aga kodus on nunnu, vaata. Ja siis on mõnus. Mul on veel tavaliselt see, paneb mingi vaata podcasti kõrvale või midagi, eriti nagu chill kuidagi. Vaikuses pesta on päris masendav. Aga mõtlen meil on nüüd suht nagu vastupidi selles mõttes, et meil nagu üha rohkem ajas läheb nagu lappe see, et me tellime väga palju. Aga meil tuleb see ka hästi palju vaata sealt, et me oleme nagu vastupidi aja jooksul aru saanud, et kuna mul nagu kutt sööb nii palju ja me samamoodi sööme hästi erinevaid asju, siis meil kuidagi, ma ei tea, alati, kui me nagu ise teeme süüa, siis meil tegelikult läheb rohkem raha kui tellides. No vot, jah, siis te sööte võib-olla see toidulaud on niivõrd erinev. Ja, just, et lihtsalt nagu ei jõua kokku osta neid kõiki asju ja teha kogu aeg. Ja noh, teine probleem on see, et minul on kuidagi olnud see, et isegi kui on nagu lihtsalt toidud, mis ma teen, siis mul millegipärast läheb hästi kaua aega sinna. Ja kui ma nagu üritan alla mingi 3 korda päevas süüa teha, siis mul on see, et mul jääb kõik muu tegemata päevas, sest et lihtsalt kuidagi nii palju aega. See planeerimine, vaata kõik sinna juurde. Planeerimine, mida me täna sööme? See on üliraske. Ihkan seda küsimust, nii väga. Ja siis tihti ma jõuangi selleni, et ma ei söö. Ja mul on sama probleem. Ja
et lihtsam on nagu lasta minna sellel. Või siis ma söön nii vähe, et see on nagu kriminaalne. Ja siis mu nagu veika on alati nagu mingi, miks sa sõid jälle ühe leivavõiga hommikusöögiks? Ja mul on sarnane. No, täna näiteks minu hommikusöök oli 2 lonksu mahla. Oi, see oli väga täisväärtuslik. Ma tundsin ennast väga hästi, vähemalt midagi. Said veel mäludagi midagi. Yeah. Minul oli ka üks leib võiga ja siis üks väike jogurt. Ükski pisike. Okay. Eks ka polnud nagu tegelikult peaks olema ikka mingi munapeekon, võileib, avokaado, mingi blabla. Räägime avokaadost korraks. Nii. Kas sulle maitseb avokaado? Mulle reegelt maitseb jah. Aga mul on veits mingi thing, et nagu oleneb vaata, mis kujul ta on. Sest kui ta on näiteks mingi ära smashitud või mingi siuke guacamole, siis ma ei söö. Et ta peab olema nagu, kas kuskil sees peidetud ala mingi smuuti sees on ju. Või siis on see mingi hästi siuksed vaata esteetilised viilud ja ta on nagu ilus. Mul on nüüd selline küsimus on ju, või nagu siuke mõte lihtsalt. Et minu meelest avokaado on nii veider asi. Tal ei ole maitset. Tõsi, ega tal ei ole väga. Või ma olen saanud lihtsalt kogu aeg halba avokaadost. Alati, kui ma ostan, siis ta on kas ülikõva, ta on niisugune mingi, ta on nagu mingi plastiliin. Miks te teete nagu seda endale? Ma ei saa aru, nagu, ma nagu nii tahaks, kõik on nagu, pane pipart, soola, mingi panin, siis ta oli lihtsalt ülisoolane plastiliin. Nagu ma ei saanud aru, nagu ma tõesti tahaks aru saada, aga ma ei saa sellest lihtsalt aru. Ja guacamole, kui mulle meeldib, just nagu, ja ma võin teda, smuuti, sest mulle ka meeldib, ta annab siukest mingit ma ei saa täpselt aru, maitset isegi annab, aga ta ei häiri mind ühesõnaga. Aga just nagu see viilutatud, ma tahaks ka räigelt teha, vaata siukest võileib, aga ma ei saa sellest aru lihtsalt. Kas ma ei oska seda nagu õigesti süüa siis? Ma ei tea, minu jaoks on ka see, et nagu niisama ta ei ole nagu väga midagi, aga ja ei, seda ma ei taha. Mul kuti isa pidi sööma niimoodi, et nagu lihtsalt mingi sööb terve avokaado ära, on ju. Super. Aga minu jaoks on ka see, et ma pean nagu kindlalt panema sidrunit ja siis tavaliselt mu go-to on nagu sidrunipipart peale panna. Sidrunipipar, okei. Ja siis on nagu, mulle meeldib räigelt. Aga sidrunit mitte tigistad nagu peale või? Ja. Okei, aga sa paned tomatit ka või midagi või? Ei, üldiselt ei pane eriti, jah. Eks see lihtsalt avokaado, ja leib näiteks peale ja veel lipart. Okei, ma proovin järgi. Ja, sest niimoodi mulle meeldib, aga mul on ka ikkagi nagu ma olen hästi tundlik selles osas, et ta peab olema nagu väga õigesti. Ja. Sest mingi aeg avokaado läks hästi populaarseks ja kõikides stoorides oli mingi avokaado. Ja siis ma nagu nii nämmi vaata, siis tegin mingi pildi sellest, tegelikult mul üldse ei maitse. Nii et nagu ma tegin kunagi asju, mida ma ei oleks pidanud. Stoorisse mingi hommiku või leib. Tegelikult see oli nii vastik. Minul oli ka muideks mingi go-to, ma arvan, mis mu Instagrami nagu kunagi ellu tõi, oli see, et ma tegin hästi siukseid esteetilisi toidupilte ja tihti need nagu, ma isegi ei söönud või mingi täitsa mõtet. Aga lihtsalt see nagu, et sa serveerid sinna nii ilusti. Ja see mõte oli lihtsalt nii hea. Ja see oli vaat see mingi aeg, kui oli mingi Tumblr ja mingi Pinterest tuli vist just ja siis kõik vaatasid, et vau. Aga mis on näiteks, võtame ette nagu meie päevamenüü. Hommikul õunaõhtusöök. Mis oleks sinu nagu ideaalne või siuke tüüpiline, et sa tead, et tõenäoliselt see on sinu hommikul õunaõhtusöök? Jätame seda 2 mahla lonksu välja praegu, et võtame nagu, mida sa võib-olla paremal päeval sööksid hommikul? Jaa, no mul on väga suur probleem tegelikult sellega. Mu guilty pleasure on väga hullult see, et ma pean igat enda hommikut alustama kõigepealt latega. Enne hommikusööki ja see on nii halb, ma tean. Aga saad aru? Ja saad aru, mul lihtsalt nagu, mul enne ei ole absoluutselt toiduisu, kui ma ei ole nagu latet ära joonud. Ja see on kohutav, I know. Ja teine asi, mis on ka väga suur probleem, on see, et mu hommik ei alga ilma saiakeseta. Saiake on pängel. Ja nagu see, vaata mingi siuke magus pirukas või nagu mingi tsiuksem, nagu mul on nagu see väga halb versioon selles mõttes, et ta peab olema siuke mingi ülimagus mingi šokolaadiga või midagi. Ise tehtud nagu või? Ei, ma tavaliselt lähen mingi kohvikusse või kuhugi ja siis ostan. Sest et vaat see on ka nagu probleem mu pool veits, et nagu mu elutempo on tihti siuke, et nagu kogu aeg jooksed ühest kohast teise, on ju, ja suht kõik mu toidukorrad on siuksed, et nagu mida ma saan kuskilt hästi kiiresti haarata, on ju. Vot see on päris kohutav. Et noh, kui ma saaks mingi 2 minutiga kuskilt mingi ülimaitsva smuuti, on ju, siis ma teeks seda tõenäoliselt. Aga tihti ma lähen mingi tanklasse kuhugi, siis ongi kõige lihtsam variant on kohvi ja saiake, on ju. Ja sealt edasi on üldiselt mu jaoks suht siuke kaootiline, et
väga tihti mul jääb tegelikult hommik või see lõunasöök vahele. Vahel on seda, kui mul on mingi tööpäevad või midagi, siis ma nagu söön mingeid lõunapakkumisi, vaata mingites söögikohtades. Ja siis on tavaliselt see, et õhtul me sööme nagu hästi. Mul on hästi hilja või? Oota, mis sul jääb siis vahel, mingi 10 tunni nauku, kus me sööme? Ja põhimõtteliselt, jah. Ja mis kell see hilja on siis? See on siuke 9 paiku, 10 paiku. Vahepeal sööme ka. Hispaanias süüakse ka tegelikult, siuke kellele see õhtusöök. Sest meil on vaata see, et meil üldiselt nagu trennid spordiklubis lõpevad nagu, ongi siuke 8-9, on ju. Meil on põhimõtteliselt sama. Ja siis jõuad koju ja hakkad mõtlema, on ju. Ja siis me ka tavaliselt tellime lihtsalt. Ja see on tihti mingi burger, on ju, või mingi pasta või no vaata, ühesõnaga, meil on hästi ebatervislik kõik praegu. Ei, see on arusaadav selles mõttes. Aga samas siis ma balansseerin seda suht palju. Mulle tegelikult maitsevad räigelt mingid tervislikud asjad. Näiteks mu suht go-to on see, et ma väga igapäevaselt joon mingi selleri või porgandimahla. Ja mulle meeldib. Maitseb sellerimahl. Et mul on nagu mingid asjad, millega ma loon seda balanssi. Ja, sa vähemalt nagu üritad, vaata. Jaa. Okei. Nii, kuidas sul on see päevaga? Minu ideaalne hommikusöök, mida ei ole ammu olnud, oleks muna ja peekon. Aga ma tihti ei jõua, ma nagu ohverdaks une arvelt, vaata. Ja ma ei ole seda nõus tegema viimasel ajal. Nii et ma sööngi hommikul reaalselt kas mingi ühe väikse jogurti, mis on nagu mini suuruses, ühe leivavõiga, sest see on kõige kiirem, ma ei viitsi isegi juustu sinna peale panna. Ja siis see on nagu sellerutana või võtan mingi random asja, mis külmkapis on, see on mingi ühe kohuke seal on vist, siis jooksen tööle. Siis tavaliselt ma seal joon mingi ühe smuuti või jälle mingi kohukese või mis mul lihtsalt kaasas on, mis mul kapis parasjagu on, et ma nagu ära ei sureks, sest et mul on selline, et kui mu suhkrutase läheb nagu liiga madalale, mu vererõhk läheb nagu nii madala, et siis mul hakkab ülihalb, vaata, kui ma mitte midagi ei söö. Ja lõunasöögiks, no nii on nagu paremaid ja halvemaid päevi. On vahepeal, kui mul jääb ka nagu ta natuke vahele või siis tuleb, ongi väike saiake vaata või mingi siuke viineripirukake või mingi, tead, siuke mingi nunnu väike värk või siis ma lähen ka lõunapakkumisi sööma, aga see hästi oleneb mu rahalisest seisust ja see hästi oleneb mu nagu vaimsest seisukorrast, kas ma viitsin sellega tegeleda või mitte. Vahepeal ma olen nagu tööst nii väsinud, et ma ei taha süüa isegi, ma olen lihtsalt nagu mingi. Ja, mul on sama veits, jah. Ma ei taha süüa, mul ei ole isu. Ja siis õhtusöök on mul täpselt selline, et kõige parem toidukord ilmselt. Ma söön ka tihti viimasele õhtupoole rohkem, sest meil on samamoodi trennid ja värgid on ju, et siis hakkab mingi süüa tegema, kuna me ei telli praegult vaata on ju. Ja siis ma oleme söönud nagu erinevaid asju, mingi kana näiteks riisiga, aga ma olen siuke kastme inimene, vaata, mul peab hea kaste alati üles olema, eks see toob mulle ilmselt nagu kõik need kalorid tagasi on ju, mida ma sealt säässin enda arvates. Aga ma ei saa nagu süüa kuiva kanatükki ja kuiva riisi. Ma teen mingi hapukoorekurgi, tomati, mingi mõnusa salati, siis teen panen natuke mingid meesinäpid sinna kõrvale kana juurde ja tead. No mingi siuke tead, ikka natuke igale poole ja siis mul on nagu haigus mingi siirojookidega. Kokasiiro, Pepsise, Max või mis iganes, jääga peab olema nagu mingi õhtusöögi kõrval. Niisama ka. Et nagu vesi mul natuke praegu väga halva kohta jäänud, et ma nagu unustan vee täiesti ära. Nii et ma peaks nagu vett rohkem jooma ja väga mulle meeldib kummikomme süüa, nii et ma söön veel kindlasti kummikomme ka. Aga ma üritan need vaikselt välja lõigata, mis tundub minu jaoks täiesti võimatu. Ma ei saa aru, kuidas inimesed nagu mitte söövad kummikomme. See minu jaoks nagu, ma nagu tunnen, et mul on ma matusele minema, et ma pean lõpetama kummikommide söömist, sest muidu mul on mingi 60 hambauku varsti. Mul on kutil sama, et tal on kogu aeg mingid kummikommipakid kuskil. Küsi talt nagu nippe, kuidas vähem süüa. Ta ei tea ka neid. Aga sellega on jah nagu huvitav. Minul on ka mingi guilty pleasure'id vist on nagu mingi krõpsud. Krõpsud on nii head lõppa. Aga mul oli ka jookidega oli täiega probleem nagu tegelikult mingi periood. Aga ma olen nii õnnelik, et see on üks asi, millest ma sain lahti muideks. Hästi palju oli see rahaline faktor minu jaoks, sest et ma sain nagu mingi hetk aru, et kui palju ma nagu tegelikult vaata jookide peale raha panen. Siis ma hakkasingi lihtsalt tegema, et maksin ala mingi ise selleri mahla, siis tegin mingi jääteed ise. Ja sama selleri on päris kallis. Tõsi, on. On. Ega jah, liiga palju ei tunne, et seda raha rohkem kätte jääks. Aga pigem ongi see tervise aspekt, et ei joo mingit suhkrut sisse kogu aeg. Kas sul on siis mahlapress või? Ei ole, kusjuures mina teen blenderiga ja siis nagu lasen läbi sõela vaata. Ta jääb hea niimoodi või? Ta jääb ülihea muideks. Ja ma alguses ei uskunud, et see nagu toimib. See on ju räigelt mingi mass lihtsalt. Sa lihtsalt nagu blenderdad selleri üksinda ära või? Vedelikku paned ka või?
No vett natukene juurde. Ma pean proovima siis, sest et ma ostsin endale ma mõtlesin eelmine aasta, et minust saab ka nagu, see oli umbes täpselt aasta tagasi. Mõtlesin, et mul akne pärast, et hakkan ka nüüd sellerimahla ja mingi ka hommik ostsin sellerit ja siis ostsin nagu Marketplace'ist endale mingi 20 eurose mahlapressi, mis oli nagu jurakas, vaata, siuke raske, nagu see jaksis ja see käis nagu mingi 7 tükiks lahti. Niimoodi, et ma tegin sellega mingi 3 korda mahla ja see aeg, mis selle pesemise peale läks, see on ülitüütu. oli nagu nii persses lihtsalt, et ma mõtlesin ka, et no jumal selle masinaga lihtsalt. Ma pigem pean kulutama sinna, ma ei tea, kui palju raha, et osta mingi, kus on 2 tükki, mitte 7 tükki. Nii et jah, sinna see mu sellerimahl jäi ja see sellerimahl maitses nagu mingi hallitus, nii et noh, see oli päris kohutav. Tead, sellega on jah, kusjuures mina nagu kõigile soovitan, kõik mahlad reaalselt on blenderiga nii palju lihtsamad nagu ja lihtsalt läbi sõela nagu ajada. Siuke nagu mingi metallis sõel või? Mis on siuke hästi... Jah, hästi nagu peenike, jah. Okei, ma pean proovima. Toimib üli hästi. Ma just sain Nutribulletiga. Ma olen isegi mingi arbuusimahla teinud nii ja noh, see võib päris hea olla tegelikult, jah. Toimib üli hästi. Mulle tegelikult see on ju nii palju kiirem. Jah, räigelt. See oli üks kuradi asi ära pesta ainult. Ja ma nagu varem ma ei tulnud ka üldse selle peale, aga meil oli koolis, me pidime mingi vlooge tegema ja siis mul üks kursaõde tegi mingi vlogi, kus tal oli samamoodi, et ta tegi sellerimahla niimoodi. Ja siis ma huvi pärast proovisin. Davai, seda ma proovin. Sa saab just igasugust mahlu tegelikult. Ja võt selleriga minu arust on ka tegelikult see thing, et sul nagu hullult oleneb, mis seller sul on. Sest et mingid ongi ülirõvedad nagu, aga osad on nagu täiega maitsvad minu arust. Kuidas ta peaks maitsema? Minu arust ta maitseb nagu puljongi hallitus. No ma tahaks öelda, et nagu osad maitsevad paremini. Aga noh, minu arust seal on nagu see, et need halvemad on nagu siukse mõrkjamad või nagu see, et noh, sa ei suuda seda juua, sest ta on nii kuidagi siuke mõru või ebameeldiv. Ma ajasin seda niimoodi alla, et ma nina ei seda lihtsalt. Jaa, et seal on, aga noh, mul oli ka, ma mäletan, mulle tegelikult kunagi ei meeldinud nagu ükski, aga see nagu kuidagi ajaga hakkas meeldima. Sa pead lihtsalt jooma. Ja. Ma mõtlesin, tead, mida ma pean tegema või? No. Ma tahan nii väga, et mul oleks külmkapis nädalaks nagu mingi tervisešotid. Mingi ingver, sidrun, porgand ja seller näiteks. Ja siis võtadki nagu selle 1 šoti päevas. See pidi nii hea tegelikult olema. Jaa, see oleks päris äge. Küll ma ei viitsi lihtsalt. Ma ei viitsi tegeleda. Võt see on kõigega mul ka. Kogu see tervislik toitumine on seal taga kinni. Ma võiks olla nii tervislik ja nii äge inimene ja teha kõike 5 miljonit asja, mida kodus võiks teha, kui mul oleks erakokk, koristaja, inimene, kes käiks poes ja veel 100 asi. Aga võt seal on ka, ma tegelikult tahan puudutada korraga seda vaata dieetide teemat, mis võib-olla paljudel on aktuaalne, sest et uus aasta on ju, paljud võib-olla teevad mingeid programme. Kuidas sul on olnud sellega, oled sa katsetanud mingeid siukseid dieete või välistanud midagi vahepeal või? Ma kunagi enda arust tegin mingit dieeti, aga see oli, noh, ma olin siis nagu täiesti loll pea, vaata, mingi ma ei söö nüüd enam, et joon ainult mahla või mingi joon ainult vett või mingi, ma ei tea, mida ma enda arust proovisin. Ja see käis siis täpselt nagu pool päeva, sest ma sain aru, et ma kõht on tühi. Siis kunagi Liisa Leetmaa, ma ei tea, kas sa mäletad promos neid detox mingeid smuutisid, niimoodi, et sõid vist 3 päeva järjest ainult smuutit. Ja siis ma mäletan, see läks nagu ülipopulaarseks, kõik nagu tegid seda, siis ma mõtlesin ka, et ma üritasin smuutisid juua. Samamoodi ma jõin 2 smuutit ja mul kõht nii tühi, et ma mõtlesin, ma suren ära. Muidugi ma tegin kodus mingi banaani maasika smuutit veega. Noh, see kindlasti ei täitnud mu kõht, on ju. Ja seal oli tegelikult ju mingid segud, mida pidi kasutama, aga mida minul ilmselt ei olnud. Muidu ma ei ole siuke dieeditaja kunagi olnud. Üritasin kaloreid lugeda mingi hetk, tegin seda täpselt mingi 2 nädalat ja mulle ei meeldinud nagu. See pani mulle, nagu ma tundsin ennast halvasti, kui ma sain rohkem. Ma tundsin juba, et sealt tuleb mingi toiduproblem, nagu ma nagu juba vaimusimas sain sellest aru, et kui ma tahan päriselt nagu alla võtta ja värkis, ma pean lihtsalt rohkem trenni tegema ja lihtsalt natuke vähem sööma. Et kui minu jaoks see kalori lugemine on nagu hästi kuidagi mentaalselt nagu veider. Ma endaga mingi kogu aeg kaklen, siis veits mingi, ma sain nüüd natuke rohkem, see on terve õhtu mingi omega. Mingi peab. Aga ma olen üritanud küll nagu siukseid tervislikumaid perioode teha, kus ma ei söö näiteks magusat mingi, ma ei tea, 90 tundi, vaata. Et vähemalt nagu mingi katt on, aga see on nii raske minu jaoks magusa söömine nagu. Ja krõpsud ja kõik siuksed nagu... Nii et ma ei ole väga dieedita. Õnneks mul ei ole kunagi olnud mingi toitumishäireid, mingid siuksed asju, et ei soovitaks ka neid iseendale ausalt öeldes, et vahepeal küll mõtled, et mingi kui lihtne on siis, kui sul oleks nagu mingi see, et sa ei tunned, et sa ei taha süüa, aga tegelikult see on nii lappas. Et pigem tead, ma olen õnnelik, et nagu kas ma olen nagu veits kunagi trullakam äkki või midagi, et vähemalt kõht on täis ja hea on olla.
Ma ütlen siia vahele ühe häki kõigepealt, sest lihtsalt sinu jutuga mul seostus ülihea asi, mis ma kunagi toitumisnõustajalt sain, on see, et nagu smuuti teha toitvamaks, on ju. Ükskõik, mis nagu muud sa sinna sisse paned, aga tofut sinna sisse panna. Ja ma muideks nagu, ma muidu ei söö tofut, aga kui sa paned nagu piisavalt vähe seda sinna, on ju, siis sa ei tunne tegelikult seda maitsest absoluutselt. Okay. Aga tal on vaata mingi valku üli palju ja mingid asju, mis nagu täidavad päriselt kõhtu, on ju. Okay. Ja see oli nagu ülihea häkk, ma vahepeal kasutasin üli palju seda. Okay. Ja just nagu maitsestamata tofu on ka oluline, vaata, et ta ei ole mingi soolane nagu. Nästi olla. Soolane tofu seal maasikate vahel. Yeah. Okay. Aga minu osas, no esiteks mul on nagu minevik veits selle nagu anoreksia teemaga, on ju. Okay. Sest noh, minul algas see nagu kõik sellest, et ma vaata olin selles balleti ja iluvõimlemise kommuunis ja seal oli hästi palju neid tüdrukuid, kes nagu näljutasid ennast, on ju. Ma olen sellest nii palju kuulnud ka. Ja noh, suht märkamatult nagu, mul isegi ei olnud tegelikult mingi kompleks endal, aga vaata see, et sa lähed nagu sööma mingi sõbrannadega tantsimas, kõik on mingi mina ei söö täna, on ju. Siis noh, mul tekkis ka vaata lihtsalt ajus see, et nagu aga siis äkki ma ka ei söö, on ju. Tahad nagu samastada? Ja siis mul jah, nagu mingi periood oli, kus ma olin reast siuke, et mul olid mingi XS või XXS seelik näiteks, on ju, ja see kukkus mul nagu alla, sest et ma olin nii peenikesid keskkohast, on ju. Okay. Aga noh, minul nagu õnneks joppas sellega, et mul nagu oli too aeg kutt, kelle ema oli toitumisnõustaja. Ja ma ei mäleta, kuidas see nagu käis, aga mingi hetk ühesõnaga, kas tema märkas või nagu keegi märkas ja siis ta ütles, et kuule, et äkki sa peaks nagu rääkima selle kuti emaga, on ju. Ja siis ma nagu mingit aega tegin mingit programme asju, kus ta nagu noh, põhimõtteliselt andis ette, et ma nagu saaks piisavalt kaloreid täis, on ju. Et see taust on mul ja noh, siis on nagu sealt edasi, ma ei ole nagu dieeditaja olnud otseselt, on ju, aga kuna mul on vaata mingid haigused, siis mul oli nagu mingi periood, kus mulle arstid nagu soovitasid mingeid dieete. No mäletan, sa rääkisid, jah. Ja no ala vaata mingi ketod ja asjad, et mingi põletikku vähendada, on ju. Aga mul muideks juhtus sellega see, et mul nagu, kuna mul on üks haigus seal taustal, mis nagu nõuab hästi palju süsivesikuid kehale, siis mul jäi kõigi nende dieetidega räigelt puudu süsivesikutest. Okay. Nii et ma reaalselt olin siuke, et no kogu aeg on siuke tunne, et pilditasku, on ju. Ja peale seda nagu ongi see, et tegelikult mulle 2 arsti ütlesid, et tead, et nagu sina enda puhul unustad kõik dieedid ära, vaata. Ja peale seda ma ise ka nagu tunnen, et pigem ma söön siis mingeid kräppi ja mingeid asju, aga ma tunnen end hästi. Sa sööd. Ja, just. Ja mul on ka tihti niimoodi, et vaata hästi palju räägitakse sellest, ära söö seda, et siis sa tunned ennast nii ja nii ja nii. Aga minu meelest nagu, ma ei tea, mul mingite söökidega küll pole nagu seda tunnet, mida nagu öeldakse, et sul tekib. Et see on hästi palju ikkagi tunnetuses kinni ka, et kuidas sina nagu tunned. Ja ma arvan ka, et nagu saad ju ise aru, et kas sul on nagu okei olla või noh, minul on ka näiteks mingite pitsat ma väga näiteks ei söö, sest mul üldiselt pigem on siuke nagu bloated tunne pärast, on ju, või veider, on ju. Et mingid asjad ja saad nagu aru. Ja noh, ma ikkagi ka selles mõttes ongi nagu see, et ma hästi jälgin seda balanssi, selles mõttes, et mul ei ole ka seda, et ma mingi iga päev ajan mingi ainult kräppi näost sisse, on ju. Vaid et vahepeal ikkagi nagu teadvustad endale, okei, et nüüd peaks mingi salatit tegema, on ju. Ja salat on ka siuke huvitav asi, nagu seal peab olema ikka mingi kana alati minu jaoks sees või midagi. Või nagu ma võin süüa lihtsalt sees selle salatit ilma kanata, aga vaata, mul saab kõht hästi ruttu tühjaks tegelikult. See väga maitsev on küll ja väga tore, aga kõht saab mega ruttu tühjaks. No seal ongi vaata see, et nagu kui hakata mingeid siukseid dieetasju nagu enda peaga tegema, siis sa tegelikult ei tea, kas sul saavad need kõik vajalikud ained täis ainu keha jaoks ja sealt tekivad need probleemid. Aga selle söögi jutu jätkuks, see episoodi nagu lõpupoole me mõtlesime välja ühe mängu. Et hästi tihti on niimoodi, et mingid inimesed nagu kas söövad või ei söö seda asja ja ChatGPT pakkus meile siis hästi populaarsed toiduained või mingid asjad, mida inimesed kas väga armastavad või väga vihkavad. Nii et meie ülesanne ongi öelda, kas me siis sööme seda või ei söö. Nimekiri algab siis tomatiga. Mina söön, mulle väga maitseb. Mina ka nagu pigem söön. Aga mul on nagu mingites asjades mul veits nagu lööb mingi ploki ette. Või vaata, seal on vist see, et ta on hästi siuke nagu happeline. Ja kuna mul oli vahepeal maoprobleemid, siis ma tundsin, et ta nagu hästi palju ärritas mul seda kõri kuidagi. Okay. Nii et mul peale seda veits tekkis see, et mul nagu alateadvus lööb mingi errorisse, kui ma pean sööma. Mingit asjadega on küll, kus sellest niimoodi. Et kui üks halb kokkupuude on, siis sa nagu... Ja siis ei taha. Aga noh, mulle pigem selles mõttes ikkagi ma maitsen ta alati. Seened.
ei. Kukeseened mul lemmarid. Tegelikult. Praetud kukeseened. Okay. Väga head. See kukeseen on ka nagu ainus, mida ma nagu võin süüa, aga see on siuke, et nagu ma söön ja mulle tegelikult ei maitse. Mingi metsaseeni ma võin ka risotoses näiteks süüa, aga ka natukene. Nagu ta on natukene. Kukeseen kastet ma võin nagu näost sisse ajada lihtsalt. Okei. See on jah, mulle üldse nagu seened, eriti rõve minu arust mingi marineeritud seened. Marineeritud on ka, nad on nagu mingi molluskid, vaata. Jaa, see on hästi. See mulle ka meeldib. Sipul ja just toores sipul. No meile kummalegi vist ei meeldi. See lõhn on juba siuke, et see sipul võis olla seal ruumis mingi 5 tundi tagasi ja ma tunnen seda nagu. Ja ma täpselt, või siis, kui sa hakid sibulat, ma hakin alati kinnastega. Sest kui ma hakin sipulat, mulle meeldib ahjus sipul näiteks või praetud sipul ja kui sa nagu näpu küljes on sipulais, sa tunned seda ülehomme ka. Vaata, meil on isegi näiteks see, et me ei ole mitte kunagi kodus sibulat hakkinud, sest et mina ja Kutt, me kumbki ei söö, vaata. No siis on hästi. Et minul on nagu see, kui ta on vaata mingi restos kuskil sees või midagi, siis ma tegelikult ei saa aru, onju. Aga mu Kutt on reaalselt siuke vend, et seal on mingi 1 sibulatükk mikro, onju, ja see vend nagu mingi öögib 2 tundi. Et tal on nagu eriti ekstreemne. Okei, nii. Maks. Juu, rõve. Ta on rõve. Kunagi oli mingi maksakaste. See on rõve. Ma nagu vahepeal aeg-ajalt olen nõus seda endal suruma alla selle argumendile, et see nagu on tervislik, onju. Aga see on vastik, jah. Okei, mul oleks nii happa. Kala, ei. Võt kalaga minul on nüüd see, et ma söön suht nagu igal kujul ja mulle maitseb. Aga mul on veits nagu, mis mulle ei meeldi, on nagu luud kala sees. Kui on mingi kala, kus on retsilt palju luid, siis no mul on viitsi tegeleda nagu on ju. Ja mul on hullult see hirm ka, vaata, et jääb kuhugi kinni või midagi, sest mul vist lapsena jäi mingi suur see siia söögitorusse ja. Et sellega mul on mingi hull trauma, et kui ma nagu ühte luud tunnen kuskil, siis mul on kohe tükk aega ei taha enam. Okei, nii, siis on heeringas ja kilu, nad on pandud nagu eraldi. Vaata, eestlased söövad hästi palju heeringat nagu. Ja kiluvõileib tuleb nüüd 24 veebruarina. Ei kunagi ei söö. Kiluvõileib, ma vihkan kõik kiluvõileival peal leiva. Mul on isegi vist see, et ma ei tea, kas ma olen söönud neist kumbagi. Sest mul on ka nagu see, et ma ei ole. Mul nagu, need ei tundu üldse isvaeratavad nagu. Eriti vaata, nad on seal purgis mingi löga. Ja ei, see on nii rõve nagu. Mulle ka ei meeldi üldse. Okei, siis järgmine on hapukapsas. Mulle ma armastan hapukapsad. See on jah, vaata mingi episood me kunagi rääkisime ka sellest. Jõulutoidud olid vist. Ja üllatav mu jaoks. Minul on üldse kapsas ükskõik, mis kujul ma nagu ei salli üldse. Seda krimpskapsas. Võib-olla ma ei tea, ma mäletan nagu lasteaias oli see, et vaata lõigati kuidagi seda nagu suurt kapsapead ja siis mulle meeldisid need mingid hästi valged tükid seal, vaat siuksed krimpsud. Aga ma ei ole ammu söönud nii, et see on võib-olla ainus, kuidas ma sööks, aga muul kujul ma vihkan kapsast. Kaubamaja toidumaailmas müüakse nagu juba nagu rebitud. Ülihea paki sees tõsta ja nagu maitsevad nagu krõpsud veits. Okei, nad ei maitse nagu krõpsud on ja aga see nagu tekstuur on siuke, et seda võiks krõpstada küll, vaata. Toidu siis on väga hea panna tegelikult vahepeal. Peet. Ma võin süüa, aga ma ei eelista. Ja mul nüüd on ka nagu üha enam see, et ma nagu, kui on kuskil, siis ma ei hakka teda välja korjama, aga ma ikka suht nagu pigistan silma kinni ja söön seda, et mulle ei meeldi. Tea, mul selle peediga nagu nii ja naa nagu. Ma võin seda süüa, aga ma kunagi ei ole nagu otaks peeti. Ainus, kus mulle muideks viimasel ajal on meeldima hakanud hullult, on nagu smuutide sees, vaata, ta lisab veits siukest nagu mingi magusat kikki sinna. Et see on nagu nice. Nii, sinihallitusjuust ja üldse siuksed juustud. Ma võin pitsa peal süüa, kui on sinihallitusjuust. Aga lihtsalt niimoodi, endaks mu elukaaslane selline mingi, ostame juustu Viina-Maria. Ei osta. Mulle maitseb. Ma ei ole mingi juustusnäkki. Minu jaoks on muideks huvitavalt see, et ma ju olen vaata juustukuningates töötanud, on ju. Mingi paar aastat ja ma läksin sinna tööle, nii et ma vihkasin juustu. Mulle absoluutselt ei meeldinud. Aga seal vaata, me pidime kõik nagu läbi proovima ja meil olid mingi juustu ja veini koolitused, on ju. Ja seal ma nagu veits õppisin hindama seda, et nagu kui sa sobitad õigete asjadega kokku, siis tegelikult mul hakkas maitsema nagu enamikud juustud. Üks nüüd tõesti sinihallitusjuust on see, mida ma ei taha süüa, on ju. Aga ülejäänud juustud nagu oleneb, ma niisama ka nagu mulle väga ei meeldi, isegi siuke, et panen mingi võileiva peale, aga kui on näiteks mingi, ma mõtlen, mulle meeldib väga juust meega.
Väga paljudele meeldib. Ja teine on mingi granaatõunamoos ja mingi astel. Et siis ma võin lõputult süüa, aga muidu ma väga ei ole suur tuulik. Ja ma ei ole üldse väga juustu inimene. Mu võileiva peal juust on ka minu jaoks suht uus nähtus. Pigem ei eelista nagu. Ja, sama. Siis kodujuust vihkan. Päriselt ma vihkan kodujuustu. See tekstuur on minu jaoks nagu nii rõve lihtsalt. Ma tean, see on nii tervislik ja nagu ma nii tahaks, et mulle maitseks, aga ma lihtsalt ma ei suuda seda süüa nagu tekstuuri pärast. Minul on, ma hullult armastan. Mul vist käib suht iga toit, mis ma kodus teen sinna sisse käib või mingi salati sisse ma nagu ikka alati panen. Siis see ongi üli mingi valgurikas vist ja ma ei tea, millega rikas on ju. Okei, nunnu. Munakollane. Meeldib hullult. Mulle ei meeldi. Ei meeldi või? Minu jaoks näiteks, kui sa muna praed on ju, minu jaoks peab olema mõlemalt poolt praetud. Munakollane ei tohi olla vedel. Okei. Mul on just vastupidi. Munakollane vedel on. Ma hullult armastan. Enamus inimestele meeldib, kui ma olen nagu veidrik, vaata. Mulle meeldib munavalge palju rohkem kui munakollane. Ja, võt mul on vastupidi täpselt, et valge väga ei meeldi. No võt, näed. Ja tead, mis on veel huvitav? Mul on mingi thing, et keedumuna on minu jaoks tenastiest pingever nagu. Keedumuna, visake see muna minema lihtsalt, ma ei soovi see muna hais, mis tekib selle keetmisel, nagu ma päriselt nagu suren ära. See on õudne reaalselt nagu, ja võt, minu arust kõige rõvedam asi, mis tehakse, on see, kui pannakse keedumuna mingi salati või supi peale, nagu palun, miks sa rikud hea asja ära nagu. Kui ta on nagu mingis selles nagu ala mingi, see Selveris müüakse mingi pasta suitsukana salat ja seal ta on hästi väikeste nagu tükkidena. Siis ma võin sellest nagu mööda vaadata, ma saan aru, et see muna seal sees on, aga ma olen nagu aga kui nad mingi kuradi see munatükid pannakse kuskile, ma ei tea kuhu kohta, läheb süda nii pahaks, et nagu see keedumuna hais lihtsalt. Ja see on nii rõve. Sama. Ja siis viimasena on siin koriander. Mulle pigem ei meeldi, aga ma nagu söön ära, aga ta on mingi siuke vastik vänge. Ta on imelik nagu veits. Mingi mõrukas veits või siuke, ma ei tea ka nagu. Ja siis oli seller ka, aga selleriga meil oli siis mõlema. Ma ei ole head sellerit saanud lihtsalt ja sina oled head sellerit saanud. Aga ma ei teagi, tõmbame siis selle episoodi äkki kokku, me oleme siin juba korrali paras jagu jutustanud. Tore oleks ka kuulda, mida teie sööte, mis teile maitseb, mis teile ei maitse, et me oleme siuksed, eriti mina olen eriti pikiitar nagu välja tuli, eks ole. Ma tegelikult söön ka asju, lihtsalt täna tuli välja, ma ei söö väga päris. Ja jah, selles mõttes, et jõuame veel kunagi ju rohkem sügavamale minna selle teemaga, võib-olla mingi teise nurga alt, on ju. Mingi toitumise nõustaja oleks muidugi väga äge. Ja võiks kunagi küll, on ju. Sest mina olen käinud päris paljude juures, aga just niimoodi nagu siukses formaadis vestelda oleks ka põnev. No võt, võiks enne vaata käia ära, saada teada, kuidas meie toitumine on ja siis teha kokkuvõtted. Mul on isegi võib-olla üks mõte, mul oli üks hästi äge eesti keele õpetaja kunagi, kes on täna toitumisnõustaja. No näed, ühesõnaga meil ideid on palju. Nii et kohtume juba järgmine nädal. Ja, teeme nii. Tšau! Tšau!